klaas on selles mõttes ikkagi tõeliselt põnev materjal. Ta saab olla nii särav, nii läbipaistev, nii mitte miski ja samas ta saab olla nii efektne ja ta saab olla nii tugev, täitsa nagu kameeleon, et sa võid teda, ütleme, kunstnikuna kasutada nagu väga laias skaalas. Eestis kehtib kunstiteoste tellimise seadus, mille eesmärgiks on tuua rohkem kunsti avalikku ruumi. Riigi kinnisvara- ja Keskkonnaagentuuri kunstikonkursil valiti 71 kavandi seast välja klaasikunstnik Tiina Sarapuu teos Ilm ja maa, mis hakkab ilmestama Harku ilmakeskuse foajeed. Teos sümboliseerib meid ümbritsevat kliimat ja maailma ning koosneb 2 osast, tumedast maapinnast ja selle kohal hõljuvast õhulisest ilmapilvest. Selle töö kontseptsioon on väga lihtne, et see, kuidas me oma maaga käitume, see avaldab mõju ilmale, kõik, mis me teeme või jätame tegemata, väljendub lõpuks kuidagi kliimas ja ilm saab olla ka väga erinev tulenevalt sellest, mis me siis oleme eelnevalt teinud. Need sulatatud tükid on ka väga nagu huvitavad, et nad on ühelt poolt ühtemoodi ja teiselt poolt teistmoodi, et ma olen nende tegemisel kasutanud erinevaid sulatustemperatuure. Antud juhul siin on hästi selline justkui kõrbenud maa ja teisel pool on selline sile ja kergelt läikiv, aga jällegi hästi nagu palju põnevat mängu. Mängulisust pakub ka teose ülemine pilveosa, mis koosneb 3 lehtklaasist. Neis on tehtud lõikeid, trükitud vabakäe graafikat ning ühe kihi sees peidab end ka päris ilmakaart. Valisime välja 2. aprilli ilmakaardi, siis konkreetselt õhurõhu kaardi ja satelliidipildi, et sellise nagu vaba kujundusega ja siis nagu ilmakaardi kombinatsiooni siis plaanin trükkida klaasi erinevatele kihtidele. Et vastu põrandada praegu need lõiked ja siis siia peale tuleb siis kõigepealt sinine ja siis valge, väiksed siuksed sinakad, graafilised jooned seal ja siis üks klaasissepa meister ütles, et see on tuul, mis on väga tabav, et nagu tuul ja lumi ja sademed, igat moodi, udu ja aurud ja siis selle kõige tagumine kiht on siis nagu see ilmakaart, mis juba trükitud on. Et kuidagi see mõte, mis ma tahtsin nagu siia panna, et korraga on selline lihtne kujund ja keerukas kujund nagu koos. Et on selline lihtne printsiip nagu midagi kandilist ja midagi sellist täiesti nagu vaba ja midagi nagu lihtsalt ja samas detailis midagi väga keerulist nagu selles kliimas ja ilmas kõiges on, et see tegelikult tuleb minu meelest välja. Teost võib tabavalt kirjeldada ka Tiina enda luuletusega. Kõik maa on ilmaga seotud ja ilm sõltub paljuski maast. On küntud, külvatud, saetud, kaevatud, kokku aetud. Kas nüüd ootab paast? Lootus päikesel, tuulel, lumel ja vihmal, tilkhaaval koguneb teadmiste pilv, on mida uurida, hoida. Kõike on maa ja ilm. Ütleme kunstnikuna see töö, mis me iga päev teeme, ikkagi suhteliselt sageli uuesti mõtlen nagu läbi, et kas see on õige asi, mis ma nagu teen. Ja ikkagi uuesti jõuan sinnani, et see on väga okei ja väga õige asi, et kui sa teed nagu kunsti, sa teed loomingut, otsid nagu mingit harmooniat, võib-olla otsid mingit ilu, otsid mingeid vastuseid mingeitele küsimustele. Loodetavasti ka see, mida sa lood, et sa sellega nagu jagad seda sama mõtet edasi. Tahaks öelda, et igale lapsele pill ja pliiatsid ja kui kõik saaksid loominguga tegeleda, siis oleks kogu
maailm ja ühiskond, kõik ühiskonnad nagu tervemad ikkagi.